Tere tulemast tagasi Maita Mentori kanalile ja täna me lahendame siis akadeemilise testi näidisülesandeid. Tuleme ka kaasa, vaatame, kuidas neid teha, kuidas mina neid teeksin, äkki saad abi ja kuna akadeemiline test järgmine on juba väga-väga varsti, siis loodan, et sellest on kasu. Kindlasti jätke tagasiside video kommentaaridesse, pange like ja tellige Maita Mentori kanalit. Nii, alustame esimese ülesandega. Et meil siin tabelis 1 on esitatud kokkuvõtte akadeemilise testi sooritajate jaotusest eelistuserialade kaupa enne aastal. Ja meil on küsimus, mis erialal on naiste ja meeste arvu suhe suurim ja ligikaudu kui suur. Ehk meil on vaja leida naised jagatud meestega. Nii, ja võimalik on ka kõik lahtrid läbi arvutada, aga mina arvan, et siin ülesandes on parem, et kui sa lihtsalt võtad lahendusvariandid ja hakkad vaatama. Riigiteadused, nii, meil on 51 naist ja 142 meest. No mis enam-vähem võib 1/3 öelda, aga siin on öeldud 3, nii et siin on, nad üritavad nagu trikitada veidi. Nii, B ja C räägivad meil mõlemad avalikussuhetest. Avalikussuhted on siis 69 jagatud 40, no mis enam-vähem on siuke 3/2. Siin meil siukest vastust jälle ei ole. Ja siis on meil ülejäänud D ja E. Ja see on siis sotsioloogiaga ja meil sotsioloogias on 54 naist jagatud 27 mehega, mis enam-vähem on 2:1 või siis 2. Ja see tõesti on ka üks variant vastustest ehk E on meil siin ülesandes õige vastus. Nii, ülesanne 2 ja siin ülesandes ma ütlen, et nad lihtsalt tahavad teid segadusse ajada ja nii ongi. Et siin on Mäe ja Oru vald otsustasid ühineda, tabelis 2 on esitatud mõned andmed nende valdade kohta. Loeme, mis meilt küsitud on siis. Ühinemisel otsustati poole aasta vältel ja ma neid ülesandeid lugedes ma soovitaks teile kirja panna, nagu mis siin öeldud on. Nii et meil on tegemist poole aastaga, pool aastat, dateerida tööandjaid ulatuses, mis võimaldaks tõsta endise Oru valla töötajate keskmist bruto sissetulekut praegusega võrreldes 2,5% võrra. Nii et siis keskmine bruto oli 800 ja tahetakse tõsta 2,5% võrra. Ligikaudu kui palju kulub selleks raha, kui palgatöötajate osakool Oru valla kõikide elanike seas on 50 ringis, ehk 50% elanikest on palgatöötajad. Ja me võime siin kokku arvutada, et elanikke on 1600 pluss 1500 on 3100. Nii et see on siin, mis on küsitud siis. Et poole aastaga me tahame teada, kui palju raha kuluks, kui Oru valla elanikest palgatöötajad ehk 50% tõstaksid siis seda, et neil tõstetaks palka 2,5% võrra. Et nüüd on meil vaja teha siis arvutused 800 korda 1,025 ja seda võib kirjalikult teha, aga minu meelest sükeste lihtsamatega on nagu hästi lihtne teha lihtsalt niimoodi, et võtame, et 1% on 8, seda on suhteliselt lihtne ära näha, sest et kui me kortaks selle 100-ga, saame 800, 2% on järelikult siis 16 ja nüüd 2,5% on, me võtame pool 1%, paneme 4 juurde, me saame, et 2,5% on 20 ja me saame siit, et see on 820 eurot. Ehk nad tahavad tõsta keskmise brutopalga 820 peale. Ehk see vahe on 20. Ja nüüd me näeme, et meil on 3100 elanikku, kellest siis pooled töötavad. Ehk see on meil omakorda 1550. Ja nüüd on vaja see korrutada 20-ga. Ehk 1550 korrutada 20 on siis see raha, mis kulub ja seda ka kirjalikult teha, aga minule meeldib teha nii, et nagu me näeme, et 155 kordatud 2-ga siit peast arvutades me saame, et see on 310 ja me paneme 2 nulli lihtsalt otsa. Nüüd see on nüüd siis palju on vaja tõsta 6 ja meil on öeldud, et meil on pool aastat ehk see on 31 000 kordatud 6 kuuga. Ja seda saab ka minu meelest peast teha, et see on 186 000 eurot. Ehk me näeme, et kuna siin on öeldud ka, et elanike seas on 50% ringis ja nii edasi, siis võtame lähima vastuse ja siit me saame, et see on 190 000 ehk vastus D on siin ülesandes õige vastus.
loodan, et suutsite jälgida. Et ma soovitan, et siin ülesandes pange video pausile ja lihtsalt võtke samm-sammu haavalt, sest et esimest korda, kui mina seda teksti lugesin, ma olin täpselt sama segaduses. Et see lahter, mis siia on pandud, on lihtsalt teie segamiseks ja pindala ja kõik need muud samamoodi. Nii, ja lähme kolmanda ülesande juurde. Siis need on kõik, mis siin on antud ja siis need on antud vastavas järjekorras, et kõigepealt on meil see vasakpoo ülemine graafik, siis on vasakalumine graafik ja siis on meil küsimus. Et kui te teete seda testi, siis te ei saa jah, niimoodi neid ümber paigutada nagu mina, aga ma praegu siin tegin, et teil oleks võimalikult lihtne võrrelda, et mida ma üldse siin teen. Ja meil on küsitud siis mitu korda jällegi, ma kirjutaks, mis meil siin vaja teada on, et meil on aasta 2007, hästi oluline, ühe töötaja kohta, ja siis meil on ettevõtlussektor ja kõrgharidussektor. No panen siia nagu jagatud ka. Nii, ja mis me siin tegema peame? Mis graafikud meil üldse antud on? Nii, ja me vaatame, et siin on vasaku ülemine graafik siis Y-teljel, et see on teadus- ja arendustegevuste töökulud ja Y-teljel on 1000 eurot, nii et need on väga suured summad, nii et see on kõik tööjõukulud kokku. Aga meil on küsitud ühe töötaja kohta. Ja selleks meil tuleb appi alumine, kus seal on kirjas, et hõivatud töötajad. Et me saame siis võtta kogukulu, töötajad ja arvutada, mis see nende suhe on. Nii, ja me vaatamegi esimeselt graafikult, et 2007 aasta, ja meil on vaja siis ettevõtlussektor ja kõrgharidussektor, mis on siis need mustad jooned siin, ja juhuslikult 2007 aastal need on täpselt sama väärtusega. Ja kui me lähme siit niimoodi vaatame, mis väärtus see on, no ütleme 37, 500 ja see on veel 1000 eurot ehk teooriast on korrutatud 1000-ega, aga see ei ole praegu nii oluline, meil on see suhe tähtsam, aga kuna neil on täpselt see sama summa, jätame lihtsalt, et 37 500. Ja nüüd on meil 2007 aasta, kõrgharidus on mustaga tähistud, see on siin, ja kui me jälle samamoodi tõmbame enda joonekesi siit, me näeme, et see enam-vähem on siin kuskil 5250 töötajat, ja ettevõtlussektor on siin üleval, ja nii, ja ettevõtlussektoris tõmbame joone, me näeme, et see on number 9250, kuid kuna siin ei ole nüüd see 9250 ei ole arv töötajaid, vaid me peame võtma siis, lahutama siit selle joone, mis jääb kuskil 6500. Nii, ja siis me saame, et see on umbes 2750. Ja nüüd lähme tagasi enda siis selle jagatise juurde, et ettevõtluses on meil 3750, 37500 tähendab, jagatud 2750 ja see tuleb nüüd lihtsalt jagada ka 37500 jagatud 5250. Nii, ja muidugi te võite nüüd välja arvutada, aga minu meelest, kuna see suhe on juba teada, siis te võite lihtsalt teha selle jagatise niimoodi, et me teeme 2750 ja kuna me jagame, siis me korrutame ja me saame siia 5250 jagatud 37500 ja me näeme, et me taandame need välja. Et me ei pea selle 37500 üldse tegelema, sest meil on sama kogukulu. Nüüd meil on vaja lihtsalt välja arvutada 5250, 2750. Nii, ja kõigepealt et enda elu lihtsamaks teha, me saame taandada, jagame 250-ga läbi, me näeme, et see 250-ga jaguneb. Ja see on meil siis 21 jagatud 11. Ja siit me näeme, et see on enam-vähem nagu 2 ühendikku, ehk 2 korda. Ja kui me vaatame siis antud vastuseid, siis see ongi õige vastus, et C 2 korda õige vastus. Ülesanne lahendatud. Jällegi ülesanne, kus nad tahavad teile lihtsalt segadust tekitada. Ja lähemegi nüüd viimase ülesande juurde ja mis meil küsitud on. Ligi kaudu, kui suur oli Harjumaa rahvaarv 2000 aastal. Ja me vaatame, mis meil siin antud on. Joonis 1, me peame tähele panema, et see on aastal 2011. Meil on vaja Harju maakonda. Joonis 2 annab meil 2 vahemikku, et rahvaarv muutus perioodil 2000 kuni 2011, rahvaarv muutus perioodil 1989 kuni 2000. Ja jällegi Harju maakond. Nii, meil on küsitud aastal 2000 ja siis
joonis antud aastal 2011, ehk meil on vaja vaadata seda vahemikku siin. Ehk me vaatame seda joont siin. Mis meil rahvaarv oli siis 2011 aastal? No ütleme, et see on 560 000. Ja mis see kasv on? Ütleme enam-vähem 5%. Nii, ja meil ongi kõik teada. Nii, ja siin meil on vaja teha sükene arvutusest, kui meil 560 on 105% või noh, siis mis on meil 100%. Ja kerge ristkorrutis x võrdub 560 korrutatud 100-ga jagatud 105-ga. Nii, noh, ja me saame seda teistmoodi veits kirjutada, et teeb natuke lihtsamaks on 560 jagatud 1,05-ga. Ja seda ei ole väga tore arvutada välja, aga noh, teeme siis selle niimoodi. 560, paneme 2 nulli juurde, et me saaks selle teha välja ja hakkame pihta. Korrutame siis 5-ga, et saada 525. Meil tuleb see 5, meil jääb alles 350. Siit me saame võtta maha 315. Tuleb 3. Siit meil jääb alles jälle 350. Ja siit me saame jälle võtta maha 315. Siia tuleb meil 3. Ja siis kuna see tsükkel jälle jätkub, siis see tuleb 3 lõpmatuseni. Nii, ja see ongi meil nüüd arvutatud, et vastus on siis umbes 533 000, ümardame, sest see ei tee mingit vahet. Ja me näeme, et see on peaaegu nagu C, mis on 540 000, ehk C on ülesande lõppvastus. Ja matemaatika ülesanded siis. Tajol oli vaja müüa heategevusloteriil 36 piletit. Tal õnnestus müüa 10 piletit, nii et ta müüs 10, meil jäi alles 26. Tajo ema müüs ülejäänud piletitest pooled, ehk meil oli 26 alles, 26 jagatud 2-ga on 13. Ema müüs 13 ära, nüüd meil on 36 minus 10, 26, 26 minus 13, meil on 13 alles. Milline suhe väljendab müümata jäänud piletite arvu piletite koguarvust? Meil on alles 13 piletit, koguarv on 36 ja vaatame, mis siit tuleb. Ei, see on juba taandatud, jah, ja ongi. Vastus D. Ja see on ülesande lõppvastus. Nii, ülesanne 2. Rong sõitis punktist A punkti B keskmise kiirusega 80 km tunnis. Teekonna pikkuseks oli 300 km, nii et võtame, et siis V1 võrdub 80 km tunnis. Teekonna pikkusek S1 on 300 km. Siit me saame arvutada ju välja aja. V võrdub S jagatud T, nii et T võrdub S jagatud V võrdub siis 300 jagatud 80. Ja mis me siin teeme? Võtame 80 korda 3 on 240, ehk me saame 3, meil jääb alles 60 80-ndikku. Ja siit me saame, et see on 3 neljandikku tundi. Nii, ehk meil on siis 3,75 tundi. Nii, nüüd on meil vaja kokku sõita, ehk S ma panen kokku, võrdub 600 kilomeetrit. Ehk me teame, et S2 on ka 300 kilomeetrit, noh ta sõidab tagasi, on ju. Me peame saama, et V kokku, ehk keskmine kiirus siis ütleme, on 100 kilomeetrit tunnis, nagu ta ütleb siis, et millise kiirusega peab rong sõitma punktist B punkti A, et terve edasi-tagasi reisi, keskmine kiirus oleks 100 kilomeetrit. Ja siit me näeme kohe ära, et T kokku peab olema 6 tundi. Aga meil on esimene T arvutatud, nii et nüüd me saame kohe T2 kokku, ehk T kokku miinus T1, ehk 6 minus 3,75 on 2,25 tundi. Me teame, et teekond tagasi on 2,25 tundi. Me teame, et teekond pikkus on ikka 300 ja me saame arvutada V2 välja, ehk V2 võrdub S2 jagatud T2 võrdub 300 jagatud 2,25. Nii ja siin on tõesti kirjalik jagamine kõige lihtsam, et 300 jagatud 2,25. Ja siit me vaatame, et nii, ja et saada see vastus, siis me peaks tegema, et see on 300 korda 100, siis on ju ehk 30 000 jagatud 225-ga.
nii, hakkame jagama, et siit me saame just 225 maha võtta. Tuleb meil 1. Meil jääb alles 750 või 75 või paneme juba 0 siia. Ja siis mis oleks 225 lähim, kui me korrutame selle 3-ga, me saame, et see on 675. Tuleb 3. Siin jääb meil alles 75, paneme ka 0. Ja siit me näeme, et see jääb korduma. No ja siin on juba 0,0. Nii et me saame 3 veel siia otsa ja kuna ta jääb korduma, siis see on 3, 3, 3 ja nii edasi. Ja vaatame vastuseid uuesti. Ja tõesti, see on vastus C ja see on ülesande lõppvastus. Ülesanne 3. Katkine kell seadistatakse õiget aega näitama kell 12.00. Kahjuks käib ta igas tunnis vaid 20 minutit. Mitme tunni pärast näitab ta siiski korraks õiget aega. Nii, esimene asi on, et te peate eelduse tegema, et tegemist on lihtsalt nagu käekellaga või midagi sarnast. Et kui te võtate 24 tunni kella, te saate 2 korda suurema vastuse, mis siin ülesandes on loetud valeks. Nii et jah, te peate mõtlema kella peal, näiteks kui teil käe peal on kell, siis väga tore, saate vaadata enda kella käe peal. Nii, ja meil on siukene, et esimene kell siis käib ilusti edasi ja teine kell siis ei käi nii ilusti, et me saame, et siit läheb 20, 40 ja nüüd on meil küsimus, millal nad näitavad samat aega. Et siin saab teha nagu jadade moodi, siin saab lihtsalt tegelikult üpris lihtne on, kui te kirjutate niimoodi edasi välja, siis te näete ka vastuse ära. Aga mina praegu siin niimoodi ei teeks. Ma arvan, et siin ülesandel ma tegelikult teeks, ma ei pea üldse mõtlema niimoodi. Aga me saame teha seda niimoodi, et esimene kell liigub 1 tunnis 1, teine kell liigub 1/3 tunnist. Nii, ja nüüd me teame, et need näitavad samat kella siis, kui see teine kell, ehk teine kell on 12 tundi ees. Või esimene kell on 12 tundi ees või teine kell on 12 tundi taga. Nii, ja väga lihtne ongi nii, et me teame, et T, see aeg, mis kulub, miinus 1/3 T võrdub 12 tundi. Saate aru? Nagu see põhimõtteliselt jada ülesanne, et kui meil on jada, mis suureneb iga kord 1 tunni võrra, jada, mis suureneb iga kord 20 minuti võrra, siis see tähendab, et nende vahe suureneb iga tunniga 40 minutit ja meil on vaja teada, mis ajaga see suureneb 12 tunni peale ja põhimõtteliselt siit me saamegi, et 2/3 T võrdub 12, me saame T võrdub 12 korda 3 jagatud 2 võrdub siis 6 korda 3 on 18 ja ongi kõik. 18 on lahendatud, B on lõppvastus. Ja näitan teile ära ka juhtub, mis te teete, kui te teete lihtsalt manuaalselt. Ma hakkan siit minema, et see kell on 12, siis kell on 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ja meil on 12, 20 ja siis siit ma ei hakka enam niimoodi praegu on 12 ja kuidas siit nüüd edasi minna, siin ühe juures oleks 12.20, 12.40, 1 ja me teame, et siis nagu põhimõtteliselt me jätame 2 vahele, 2 3 4 siin ma natuke ise halvasti vajasin ennast ka segadusse, need on, see ei ole 12, see on 1, 2 siin on 5 ja 6 ja me näemegi, et need on täpselt samad arvud ja arutame välja, mitu meil on 1, 2, mitu tundi kulub 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1 on siis 13, 14, 15, 16, 17, 18 18 on õige vastus, saab mõlemat moodi teha, aga ei ole ka raske jadaga teha. Nii, päike tõusis 6. juunil kell 4.13 ja loojus kell 22.11, mis kell oli päikeseloojanguni jäänud sama palju aega, nagu oli möödunud päikese tõusust. Jällegi minu meelest pole üldse midagi hullu, et meil on 22.11 ja meil on 4.13. Siit võib-olla natuke raskem arvutada seda vahet, aga siit tuleb 17 tundi ja 58 minutit. Võite liita kokku siis näiteks, kui me paneks siia juurde pluss 4.13, siis me saaks, et see on 21 ja siis 13 minutit juurde on 22.11. Tuleb kokku küll. Nii et arvutage välja see keskmine kellaaeg, või see ei ole keskmine kellaaeg, vaid see on nende 2 vahe. Nüüd, et saada seda keskmist kellaaega, me jagame selle 2-ga, ehk me saame siis 8.59
Ja nüüd paneme selle näiteks, liidame selle 4/13 otsa. Et siin on natuke nagu, et seda arvutada, te võite kõik minutiteks teha, aga ma jätaks lihtsalt niimoodi ja kui te peate meeles, et tunnis on 60 minutit, siis te saate seda peast teha ka. Ehk 4 + 8 on meil 12, aga meil tuleb siia 13 peale, sest et meil läheb üle 60. Ja me saame, et see on 13, 12. Vastus C, ülesanne on lahendatud. Ülesanne 5, milline arv on järgmine? Vaatame neid arve kõigepealt, meil on 400, 100, 96, 24, 25. Ja siit olekski nagu, me näeme, et ta läheb nagu proportsionaalselt, ehk see on nagu kõigepealt suur hüppe, siis väike hüppe, siis jälle suur hüppe, väike hüppe. Nii et ma arvan, et siin on tegemist niimoodi, et kuidas seda vaadata siis, et 14 jagatud 100-ga on 4. Ehk me jagame 4 võrra. Nii, ja vaatame siis 100 miinus 96, 4. Nii, mis on 96 jagatud 24-ga, on ka 4. Et see läheb siit niimoodi, et see on jagatud 4-ga, see on -4. Jagatud 4, -4, jagatud 4, -4. Ja nüüd järgmine on siis jagatud 4-ga, ehk meil on vaja teha 1 jagatud 4-ga, mis on siis 1/4 või 0,25 ja näemegi, et vastus D on ülesande lõppvastus. Et siin ei ole mul väga lihtne teile anda viisi, kuidas neid nagu testida, aga proovigegi nagu, et vaadata, et mis seal suhe on, sest et vaadake, et kas on liitmine, lahutamine, jagamine, korrutamine, äkki leiate sealt mingi seose või ta on äkki, et sa liidad iga kord ühe rohkem ja lahutad iga kord ühe vähem, jagad ühega rohkem, aga siin te peate lihtsalt testima ja kui teil veab, siis te leiate selle üpris kiiresti üles ka. Nii, ja siis ülesanne 6, viimane ülesanne siit plokist, lahendame selle ära. Nii, millise avalduse väärtus on vähim? Mida ma siin tegin oli, et lihtsalt arvutad välja. Ehk siis 10 korda 0,001 korda 100. Samamoodi võime kirjutada, et see on nagu 1000 korda 0,001. Ja kuidas mina teen siis seda on, et iga nulli võrra ma liigutan siis nagu koma kohta, kuna meil on 3 nulli, siis me liigutame 1 korda, 2 korda, 3 korda, me saame, et see on 1,0. See on, kuidas mina teen seda. B samamoodi, et 0,1 korda 0,01 on siis 0,001 korrutatud nüüd 10 000-ga ja nüüd ma liigutan siis seda koma kohta või mulle meeldib, ma teen segamini, aga nüüd ma võtan iga koma koha liigutusel nagu ühe nulli ära, et panen siia, võtan nulli ära, panen siia, võtan nulli ära ja panen siia, võtan nulli ära. Mul jääb 10 alles. Seega me saame, et see on 10 000, aga paneme 2 nulli otsa, sest me korrutame veel 100-ga ja nüüd me jagame 10-ga. Ja kuna siit võtame need nullid ära, me saame, et see on 1, 2, 3 nulli, 4, 5 nulli. See kindlasti ei ole kõige väiksem väärtus, nii et lähme kohe edasi. Nii meil on 0,01 jagatud 100-ga, hästi oluline, et jagatud 100-ga, ehk ta teeb enam-vähem sama välja, kui ma korrutaks 0,01-ga, ehk 2 nulli nagu liigutan koma kohta. Ehk see on 0,001 ja nüüd on korrutatud 10-ga ja võrdub 0,001. Nii et see on praegu siiamaani potentsiaalne kandidaat. Nii ja siis lähme viimase juurde, et meil on siis E, mis on 100 jagatud 0,01-ga või siis mulle meeldib seda kirjutada 100 korrutatud 100-ga põhimõtteliselt ja me saame, et see on 1, 2, 3, 4, 10 000. Ja me näeme, et D on pika puuga vähim, ehk see on ülesande lõppvastus. Ja sellega on meil see plokk lahendatud. Ja olemegi jõudnud 3. ploki juurde. Millistest osadest ei saa kokku panna ruutu? Ja hakkame siis vaikselt tegema neid ja üritame mõelda, kuidas me saaks selle ruudu kokku panna. Nii, ja mida me siit teeks? Selle klotsi siin ma liigutaks siis siia. See klots siin, te peate nägema, et kui me keerame selle natuke paremale, siis me saame panna ta ka siia. Ja siis meil siia vahele see ristkülik läheb lihtsalt vops. Ja on enam-vähem ruut olemas. Ma ei joonistanud ideaalselt, aga näete, et tegelikult saab teha küll. Nii, ja siis teine osa. Nüüd me võtame selle nurga, paneme ta siia. Ja nüüd on meil see klots siin.
aga me näeme, et kui me ei saa teda nagu 3. dimensioonis nagu ümber keerata, siis ta tegelikult ei sobi siia, sest et ta jääks nagu niimoodi. Nii et me ei tea, kas me saame teda ümber pöörata, aga jätame ta praegu nii. Tuleme pärast tagasi. Siin me võtaks, selle kujundi. Peate mõtlema, et te keerate nagu siia. Ja siis selle kujundi te keerate siia. Ja on enam-vähem ruut küll. Tee on päris lihtne minu meelest, sest et siit on näha, et see tuleb siia niimoodi. Ja on ruut olemas. Ja E on nüüd natukene keerulisem minu meelest, aga kui te vaatate, siis saate panna selle samasuguse klotsi nagu siia. Ma joonistad küll ideaalselt ja siis siia läheb see ruuduke ja teeb kokku ruudu. Nii et tegelikult kõikide teistega saab teha, nii et me võtame siin eelduseks, et me ei saa 3. dimensioonis seda kolmnurka siin ümber pöörata. Nii et vastus B on see, millest ei saa kokku panna ruutu. Ja see on õige vastus ka. Nii, millises ristküllikus on samasuguse pikkusega joon nagu esimeses? Minu meelest hästi siuke rumal ülesanne, sest et mõõtke lihtsalt näpuga või mingi pastakaga või mis iganes teil on paberiga. Mõõtke see joon ära ja võrrelge. Minul siin iPadi peal on ekstra kerge, et ma tõmban selle joone täpselt enam-vähem siia. Nii, ja okei, ärge seda teksti siin tähele pange, aga hakkame võrdlema. Sellega see joon on palju pikem. Võrdleme sellega, me näeme, et see on peaaegu perfektne. Jätame meelde. Võrdleme selle joonega. Lühem. Ja nüüd meil oleks vaja teda ümber keerata. Okei, päriselus teil on palju lihtsam, aga ma siin ei saa seda keerata, aga me nägime, et see oli enam-vähem sama pikk, nii et see on see vastus, tehke seda mõõtke paberiga. Ja, niimoodi lahendate, minu meelest see ei ole kõige lahedam ülesanne. Nüüd on meil 3. ülesanne. Milline esitatud variantidest sobib jätkama alustatud loogilist rida? Üritasin seda ise lahendada, ta on üpris keeruline, aga pika peale tuleb ära. Et siin te võite kogemata tegelikult leida mingi seose, mida nad ei ole üldse ette planeerinud. Nad, ma arvan, üritavad vältida seda aga ikkagi. Aga mina üritasin siia nagu mõelda, et äkki siia tuleks veel mingine siuke joon või kuna meil on selleks hetkeks on nagu 4 poolkera, siis saame midagi muud teha, nagu ringi äkki saab kokku panna või mida iganes. Aga viis, kuidas seda lahendada, on palju täiesti teistsugusem, et üldse ei ole vaja mõelda, et mis kujud siin on, vaid hakkad vaatama, et siin on 2 nagu eraldatud ala, siin on 3 eraldatud ala, siin on 4 eraldatud ala ja siin on meil 1, 2, 3, 4, 5 eraldatud ala ja kohe me vaatame siit 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja see A ongi õige vastus, sest et me võtame siin on 4 eraldatud ala, siin on 8, siin on samuti 8 ja siin on 5. Ja see ongi, kuidas nad on plaaninud seda. Ja A on õige vastus. Üpris keeruline, aga jälle peab lihtsalt proovima. Loogilise mõtlemisega on lihtsalt nii. Nii, ja ma kahjuks pean siia valge tegema, sest et see on paberil ikkagi, aga kuubi ülesanne. Millise kuubi saab kokku panna antud pinnalaatusest? Ja mina, kuidas ma teeksin seda, võtan, meil on see kuubi pinnalaatus nagu antud, mina tegelikult natuke peate mõtlema, et mina teeks selle keskosaks selle punktiga, selle punkti järgi on hästi lihtne vaadata. Ja kui te nüüd mõtlete, kuidas seda lappima hakkaksite, siis siia meil tuleks see ruuduline. Siia poole meil tuleb, pean natuke ise ka nüüd mõtlema, see väikeste mustade otstega, aga mis pidi ta tuleb, keerame ta tagur pidi, nii et ta tuleb, et see ots on meil must ja see ots on meil must. Siia küljele jääb meil jälle tühi ja siis siia alla tuleb meil, et siit nurgast on see mustaks värvitud. Nagu see on see, kuidas mina teeks seda. Nagu et ma võtan mingi
punkti, mis on minu meelest hästi lihtne ja vaatame, kas A vastab sellele. Me näeme, et meil see punkt ei ole selle ruudulise juures. A ei sobi. Meil punkt ei ole samuti selle nurgakese juures. Ei sobi. Meil punkt siin jälle ruudu juures ei sobi. Nüüd vaatame, et D tegelikult sobib üli hästi, sest et see joon oleks siis nagu siin, on ju. Ja see joon on siis nagu siin. Et kui ma selle pinnalaatuse joonistaksin, siis ta tegelikult vastab sellele, mis ma olen joonistanud siia. Ja vaatame E üle. Ei, meil punkt on selle, te peaks olema nagu, isegi mitte siin, vaid hoopis siin. Nii et E ka ei sobi. Ja ongi, meil läheb D üle. Ja vot see on, kuidas mina teeksin seda. Ja niimoodi me saame. Muidugi, ma ei tea, mis teil on antud paber äkki või, siis saate äkki ise selle välja rebida sealt, aga minu meelest nii saab päris ilusti tehtud. Aitäh, et vaatasid järjekordset Matamentori videot. Ma loodan, et see video sulle meeldis ja sa said abi sellega, kuidas peaks lähenema akadeemilise testi ülesannetele. Aitäh, et vaatasid, jätta kommentaar, pane like ja näeme järgmine kord. Ära stressa.